Tere hommikust, kallid televaatajad! Alustame füüsikaminutitega ja täna me räägime ioniseerivast kiirgusest. Kõikjal meie ümber on elektrone, footoneid, prootoneid ja neutrone, aga siis, kui need osakesed liiguvad suure kiirusega, nii suure kiirusega, et nad lõhuvad ära ettejääva molekuli, siis nimetatakse seda ioniseerivaks kiirguseks. Ja see seostub meil tuumajaamade, radioaktiivsete jäätmete, aga seda põhjustab ka kosmiline kiirgus ja samuti on see röntgenkiirgus. Ja kujutage nüüd ette, kui tuleb üks selline kiiresti liikuv osakene ja lõhub ära natukene teie rakku. Reeglina ei juhtu sellest midagi, aga siis, kui ta lõhub ära teie DNA ja nii-öelda programmeerib seda natukene ümber, siis võib juhtuda, et see vigane rakk hakkab ennast muudkui paljundama ja niimoodi tekibki vähkkasvaja. Nii. Aga siin on meil kaks seadet, see suurem ja see tillukene, mis loendavad seda ioniseerivat kiirgust. Ja see tillukene loeb paar osakest ära ja annab meile siis sellest piiksuga märku. Aga meil ei ole ju läheduses ühtegi tuumareaktorit ega jäätmehoidlat. Miks ta siis piiksub, ma küsiksin? Ja asi on nimelt selles, et looduses kõikjal, ka meie enda kehas, on radioaktiivseid aineid. Need on sellised ained, mis lihtsalt ei püsi koos. Nende tuum mingi aja jooksul laguneb, annab välja seda kiirgust ja siis võib-olla laguneb edasi. Näiteks meil on siin üks uraani tuumamudel ja ta küll laguneb väga pika aja jooksul, see võtab miljardeid aastaid, aga kui ta laguneb, siis siit tuleb ära kiirgust ja sellest, mis järgi jääb, see on toorium. Ja ka see toorium mingi aja jooksul kiirgab ära seda radioaktiivset kiirgust ja laguneb. Ja järgi jääb, tuleb siit veel beta-kiirgust, nimetatakse seda, laguneb veel ja tuleb raadium. Ja raadium, mis te arvate? Raadium ka laguneb ja tuleb radoon ja radoon laguneb ja tuleb poloonium ja ka poloonium laguneb ja tekib plii ja tuleb siit veel sellist beta-kiirgust ja see plii laguneb ja tuleb veel pliid. Nad on natuke erinevad, üks on natuke kergem kui teine ja siis lõpuks tekib meile stabiilne plii. Aga möödunud sajandi keskpaigas avastati, et sel viisil on võimalik saada energiat kohe päris suurtes kogustes. Ja siis hakatigi tuumareaktoreid ehitama. Aga tuumareaktoris ei jõua mitte keegi oodata miljardeid aastaid, kuni see tuum hakkab iseenesest lagunema. Siis võetakse natukene sellist aktiivsemat uraani või plutooniumi ja pommitatakse seda väga kiiresti liikuvate osakestega. Ja siis see tuum lendab peaasjalikult pooleks ja me päris täpselt ei tea, mis siit siis tekib. Need võivad olla natuke erinevad ained. Aga tekib ka omajagu kiirgust siin selle pudi näol. Nii, aga nüüd on küsimus, kust siin see energia siis tuleb? Ja asi on selles, et need kaks tuuma, mis esialgsest uraanist tekivad, need on kõvasti väiksemad, kui see uraan ise oli. Ja see masside vahe läheb üle energiaks. Nagu ka Einstein ütles, et mass ja energia on sama asja erinev avaldumisvorm. Niimoodi, aga seesama tuumaenergia ja see ioniseeriv kiirgus, tihtipeale loetakse seda juba ette väga pahaks ja kahjulikuks asjaks. Aga Toomas, mis sa arvad, mille peal sa istud? Tabureti peal või diivani peal. Aga mis on su tooli all, põranda all? Kuskil on mingi kiirgus tõenäoliselt peidus. Osa kiirgust tuleb ka su enda seest, aga maakera südames on tohutu suur tuumareaktor, tänu millele sai võimalikuks elu tekkimine maal ja samuti aitab see tuumareaktor säilitada elutegevust maal. Ja kas te teate, et 1 kilo uraani nii-öelda põletamisel saadakse nii 10 kuni 30 000 korda enam energiat kui puu või maagaasi põletamisel. Ja samuti on ka jäätmeid vähem. Nii, aga nüüd kui füüsikud on pannud purki maa südames toimuva
jääb vaid ära oodata, kuni nad õpivad kontrollima ja maal tekitama päikesel toimuvaid protsesse ja seda ikka selleks, et saada rohkem ja puhtamat energiat. Kena päikselist päeva teile! Kuule, enne kui sa lõpetad, ma tahtsin küsida su käest tegelikult sellist asja, et ma teadsin kunagi ühte teadlast, kes elas nii omas maailmas, et ta ükskord oma enda sõitvast autost küll aeglaselt astus välja, sellepärast et sidereaalsusega oli väga tönts. Ütle, kas sul teadlasena valimiste jaoks homme aega jääb? Ma juba käisin valimas Sa ära. käisid ära, aga kuule, siis ma pean sulle takka järgi sellise asja andma, aga kanna seda nende populariseerimiseks ja nendele valimiste populariseerimiseks, kes seda veel teinud ei ole. Väga hea. Pane homme selga ja kõik, kes su peres näevad sellest, teavad, mis teha. Ja, ma kindlasti kannan seda. Hüva, lõpetame sellega siit füüsika ja lähme edasi uudistega.